Sisebrändingu surm. See on lihtsalt üks tavaline firma. Mõned aastad tagasi käisin 2 suvel järjest esinemas ühe tuntud Eesti startupi suvepäevadel. Esimene kord toimusid need ettevõtte 3. tegutsemisaastal ja meeskonna väiksuse tõttu oli selgelt tunda meelsust. Me oleme üks eriti äge punt, eriti ägedaid inimesi, kes töötavad millegi eriti ägeda nimel. Aasta hiljem oli personal kasvanud 50-lt ligi 300-ni. Üks esimesi töötajaid, kes ettevõttes 3 aastat tagasi alustas, rääkis mulle aasta varem vaimustusega, kuivõrd eriline nende organisatsioon on. Minu küsimuse peale, mis teeb täna aasta hiljem ettevõtte eriliseks, vastas ta ka nüüd nii. It's just another company. See on lihtsalt üks tavaline firma. Fookus oli liikunud põhjused, miks me koos midagi teeme lihtsalt sellele, et me teeme midagi. Pühendunud töötajast oli saanud inimene, kes käis tööl peamiselt raha pärast. No ja siis võiks nüüd mõni oranži tasemejuht küsida, mis selles halba on, kui inimene käib tööl ainult raha pärast. Raha paneb rattad käima. Paneb küll käima, kuid ei hoia hoogu sees. Enamikul juhtidel ei lähe pikalt aega mõistmaks, et töötajale antud palgatõus mõjub innustavalt vaid väga lühikest aega. Ja ka järgmisel palgakõrgendusel ei ole pikemat mõju. Raha üksi ei tee inimesi produktiivseks, ei muuda kedagi entusiastlikuks, ei pane märkama pisidetaile ega tekita soovi luua kõrget kvaliteeti ja innovatsiooni iga päev. Ainult inimesed, kes tajuvad, et nende tööl on mingi suurem mõte kui raha, tunnevad oma organisatsiooni vastu lugupidamist ja võib öelda, et nad tõesti suhtuvad oma töösse kirglikult. Ülejäänud tulevad lihtsalt hommikuti tööle ja teevad seal erinevaid liigutusi, kuid seda kõike ilma sära, kire ja pühendumiseta. Nad ei ole vaenulikud ega häirivad, kuid nad ei tunne ka erilist sidet oma organisatsiooni, juhi ega kolleegidega. Ja kui tekib parem võimalus, on äraminek lihtne otsus. Oluline Gallupi avastus on see, et tegelikult ei ole suurorganisatsioonides ühtset kultuuri, vaid nii palju, kui on meeskondi, on ka subkultuure. Organisatsioon võib olla sama, kuid igas osakonnas on ometi personalil täiesti erinev tunne, kogemus, produktiivsus ja suhted. Seda teades on juhtidel julgustav teada, et inimeste arvult liiga suureks kasvav organisatsioon või ebaühtlane missioonikommunikatsioon liidritelt ei tohiks olla ettekäändeks, et mitte otsida seda mõtet, seda meie unikaalset missiooni. Ja rõhk on sõnal meie, mis tähendabki, et missiooni väljamõtlemine ei ole mitte ainult juhi, vaid kogu meeskonna ülesanne. See on ainus viis, et organisatsiooni kasvades säiliks arusaam, miks me koos midagi teeme ja ei tekiks stagnatsiooni tunnet, mida saadab mõte, et me lihtsalt teeme midagi. Veel kord, inimese motivatsioon pingutada on suurim, kui taustal on tunne, et tema tegevusel on sügavam mõte.